ma teen otsa lahti. Mina olen Georgiga Malbüsega kokku puutunud päris mitu korda juba, nii et ma teadsin enam-vähem, mida oodata. Ja teadsin, et ta on väga range ja ta teab täpselt, mida ta tahab. Aga kuna see lavastus on nii keeruline, siis ma täpselt ei teadnud, et kui hästi ta ikkagi on kõik need asjad ette valmistatud. Aga nüüd nähes teda kõrvalt, siis see on hämmastav. Tal on sekundi täpsusega kõik teada. Mitte midagi ei ole jäetud nii-öelda juhuse hooleks. Et ta on kogu aeg oma pilgu ja oma olekuga nii asjade juures, et kordagi ei teki minul vähemalt sellist tunnet, et oleks nagu laval üksi või keegi nagu ei vaata, mida sa teed või ei hinda, et tõesti see usaldus on nagu jah, tõesti ainult nagu kasvav. Ja sa tead kohe, et kui sa teed midagi valesti, siis ta ütleb. Kohe. Nii et kui ta midagi ei ütle, siis teda midagi ei häiri. Siis on enam-vähem nii, nagu ta on seda mõelnud. Mulle mingis mõttes õudselt meeldib see, et ta annab näitlejale siiski ka päris palju vabadust. Et ta jälgib, mida sa teed, aga ta laseb üsna palju endal nagu välja pakkuda. Mina olen Georgiga nüüd siis teinud alates 2001 erinevaid tükke. Midagi kooris, midagi väikseid rolle. See on mu elu suurim roll temaga koos, ma arvan. Ja minu arust jah, ta oskab nii õigesti suunata ja tõesti, järelikult ta on sellega rahul, mida me seal laval teeme. Just nagu igat pidi, et kuidas me siin oleme kõik neljakesi, et kõik versioonid nagu töötavad super hästi, sest see on ikkagi nagu nii suur, vaata käimelükkav jõud siin tükis ka. Et kui Carlotta ja Kristiin omavahel niimoodi nagu laval sarvi nagu ei pauguta natukene, siis see tükk ei ole. Toimi ka, siis ei ole konflikti vastasseis. Et selles suhtes on hea sohva täis siin praegu.